Prooviksime äkki vähehaaval edasi minna, aga ettekandja on meil olemas täitsa, jah. Me oleme jõudnud 9. päevakorrapunktini, mis puudutab siis linnavolikogu 11. aasta määruse muutmist, mis puudutab parkimistasusid. Ettekandjaks linnasekretär Jüri Mölder, palun. Aitäh, austatud esimees, austatud volikogu liikmed. Nimetatud määrus näib küll pikk ja lohisev, aga sellel on tegelikult 3 mõtet. Alustaks kõige lihtsamalt, et me muudame tasulise parkimise ala Tartu linnas piltlikult öeldes väiksemaks seoses sellega, et Aleksandri tänava otsa kuni Soola tänavani tulevikus tuleb jalakäijate ala ja seda täna ei ole võimalik tasulise parkimise alana kasutada, siis me arvame selle tasulise parkimise ala hulgast välja. Teine muudatus puudutab üht innovatiivset võimalust. Seoses uute parkimisautomaatide hankimisega, linn hankis need seoses sellega, et me ise korraldame nüüd tasulise parkimise teenust, on nende automaatide puhul meil võimalik minu teada esimesena maailmas rakendada sellist võimalust, et ostes automaadist tasulise parkimise õiguse on võimalik tekitada sellega ühtlasi ka oma autole mobiilne parkimine. Ehk siis tulevikus, kui volikogu selle muudatuse heaks kiidab, on meil võimalik parkimisautomaadist ostetud parkimispileteid käsitleda elektrooniliste piletitena ja inimene ei pea enam viima seda piletit oma auto armatuurlauale, kogu info liigub sobivasse kontrollkeskkonda ja kogu see info saab olema siis parkimiskontrolli teostajatele automaatselt kättesaadav. Me usume, et see teenus või see võimalus on inimeste jaoks mugavam kui senised võimalused. Me usume ka seda, et see võimaldab tulevikus vähendada viivistasu vaiete hulka, sest praktikas tuleb päris tihti ette juhtum, et kui seesama parkimispilet paberil, see lipik, see on näiteks auto ust kinni lüües on sealt esipaneeli pealt minema lennanud ja kui kontrollör on kontrolli teostanud, et siis ta ei ole seda parkimise õigust tõendavat dokumenti näinud ja inimesel on vormistatud sellisel juhul viivistasu otsus ja et siis selle peale sai inimene omakorda esitada vaide, kus ta pidi ära tõendama, kas ta siis oli maksnud tasulise parkimise eest või mitte. Ja 3. muudatus on see, et linnavalitsus teeb ettepaneku muuta viivistasu poliitikat selles osas, et me ei pea tulevikus enam õigeks karistada neid inimesi, kes on parkimistasu maksnud, aga on selle tasu maksmisel eksinud siis näiteks kas mobiilse parkimise korral selle sõnumi sisestamisega või siis seesama juhtum, kus ta tegelikult on ostnud parkimispileti, aga see on auto ust kinni lüües lennanud minema sealt esipaneelilt. Tänane regulatsioon on selline, et sellistel juhtudel, kui inimene tõendab ära, et ta on parkimistasu siiski maksnud ja ta esitab vaide, siis see maksimummääras viivistasu otsus küll tühistatakse, aga inimene peab ikkagi maksma 3,83. Linnavalitsuse ettepanek on lõpetada ka see nörritamine ära ja lähtuda põhimõttest, kui inimene on maksnud, isegi kui tal on selle juures juhtunud väike eksitus, siis me ei pea seda väikest eksitust karistamise vääriliseks, et kui see inimene tulevikus peaks esitama siis vaide, siis me tühistame sellised viivistasu otsused täies ulatuses, kui inimene suudab ära tõendada, et ta on parkimise eest maksnud. Kui rääkida viivistasu määradest, siis kehtivast seadusest tuleneb tegelikult 6 erinevat juhtu, millal võiks viivistasu määrata. Et selle meie praktika muutusega me nagu 2 tükki siit enam-vähem välistaksime ja linnavalitsus teeb selle määruse eelnõuga ka ühtlasi ettepaneku, et
muuta nagu praktika selgemaks, et ülejäänud rikkumiste korral jääks kehtima ainult üks ühetaoline viivistasu määr. See on mõnes mõttes inimestele selgem, see teisest küljest peaks muutma ka viivistasude vaiete menetlemise olulisemalt vähem töömahukamaks. Sellised need muudatused, mis siia eelnõusse on sisse kantud, lühidalt väljendades on. Linnavalitsus peaks tulema veel sel eelarveaastal volikogu ette veel ka natuke laiema ettepanekuga, mis nii-öelda puudutab tasulise parkimise tulevikku Tartu linnas tervikuna, aga sellest räägiks siis, kui me selle ettepanekuga tuleme. Aitäh! Aitäh! Kas on ettekandjale küsimusi, palun? Ei näe. Siis paluks kaasettekandeks rahanduskomisjoni esimees Veljo Ipits kõnetooli. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, komisjon otsustas 11. septembril eelnõu ühehäälselt toetada. Aitäh! Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei näe. Sõnavõtusoove laekunud ei ole. Kas on repliigisoove? Ei näe. Lõppsõnaks ettekandja ei soovi, kaasettekandja ei soovi, fraktsioonid ei soovi. Panen eelnõu vastuvõtmise hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kolmkümmend 2 poolthäält. Kas on vastuhääli? Ei ole, seega on otsus vastu võetud.